Tere kõigile, head vaatajad! Uus sügishooaeg on käes ja ka Lügevisioon on tagasi. Just nii, meil on palju põnevaid lugusid ja inimesi, keda teile tutvustada. Täna räägime mitmest huvitavast teemast, spordipäevast kui ka õpetajate päevast. Ja muidugi on meil külas ka uus ja huvitav külaline. Sellest ja kõigest muust teile kohe lähemalt. Täna saates Lügevisiooni sügishooaeg üllatab uute nägude ja põnevate teemadega. Meile tuleb külla uus matemaatikaõpetaja Malin Pütsepp. Sel õppeaastal on gümnasistid üle läinud perioodõppele, et kooliaasta kulgeks sujuvamalt ja õppesse saaks rohkem süveneda. Vaatame, kuidas võeti vastu uued kümnendikud ning mida vahvat toimus rebaste ristimisel. Septembri lõpus peeti ka traditsiooniline spordipäev, kus Lügevisioon oli kaamerate ja mikrofonidega kohal. Ja oktoobri alguses tähistasime õpetajate päeva. Sel päeval said abituriendid proovida kätt õpetaja ametis. Sügishooaja esimesse saatesse oleme külla kutsunud uue matemaatikaõpetaja Malin Pütsepa. Tere, Malin! Tere! Tutvustage ennast palun meie vaatajatele. Kes te olete ja kus kohast te siis täpsemalt tulete? Mina olen Malin, mina tulen Tartust. Olin enne, kui ma tulin Lähtele, siis ma õppisin ülikoolis informaatikat. Nüüd ma õpingi ülikoolis matemaatika ja informaatika õpetajaks. Mis või kes ajas teid siis matemaatikaõpetajaks saama või siis matemaatika karjääri taga ajama? Ma arvan, et minu gümnaasiumi ja matemaatikaõpetaja, kelle pärast ma sain väga head punktid riigieksamil ja ma mõtlesin, et ma tahaks, et minu õpilased ka kunagi saaksid nii häid punkte. Aga kas teie tunnete, et see on nagu just teie jaoks on nagu see õige valik, et kui tegelikult noortega töö on ju üsna hullumeelne või mis? Jah, nii kuivõrd, aga ma saan ka öelda, et samas mul ei ole mitte ükski päev koolis igav, et iga päev on eriline. Seega ma hetkel selle 6 aja jooksul olen küll tundnud, et ma olen täiesti õiges kohas. Aga siiamaani siis naudite, jah? Pigem küll, jah. Aga miks just nagu Lähte-Gümnaasium? Õpetajate põud on ju tegelikult nagu olemas igas Eestimaa koolis. Seda küll, aga kuna Tartu linnas, mis siis oleksid nagu minu kodukohale väga lähedal, seal on tihtipeale klassid suuremad ja ma mõtlesin, et kuna Lähte on selline pigem maakool, siis äkki on väiksemad klassid ja just alustavale õpetajale sobilik paik. Ehk siis teile meeldib niisugune nagu väiksem õppekeskkond nagu rohkem? Hetkel küll jah, et siis mul on aega igale õpilasele rohkem individuaalselt panustada. Ja. On üldtuntud fakt, et enamus õpilastele paraku ei meeldi matemaatika. Kui te nagu täiesti oma viisiliselt saaksite seda muuta, siis kuidas te seda täpsemalt teeksite? Ma tahaksingi, et õpilastele hakkaks tegelikult meeldima matemaatika ja et nad saaksid aru, miks meil seda päriselt vaja on ja kus. Ehk siis pigem tuuagi reaalelulisi näiteid, kus ma midagi kasutan. Et põhikoolis on väga tuntud selline suhtumine, et ma teen asju sellepärast, et õpetaja nii ütles ja nii peab, aga gümnaasiumis nagu minu arvates avanevad õpilasel siis uued meeled ja ta saab aru loominguliselt, miks nagu asjad päriselt niimoodi käivad. Ja lõpetuseks, kui te parasjagu õppimisega ei tegele, või õpetamisega, vabandage, siis millega te oma vaba aega täpsemalt sisustate? Või kas teie arvates ka elu tiirleb siis ainult matemaatika numbrite ümber? Kindlasti mitte. Ma kodus tegelen selles suhtes väga vähe matemaatikaga, et ma ikkagi käin sulgpalli mängimas, discgolfi mängimas, tegelen väikest viisi motospordiga ja niimoodi mu vaba aeg suhteliselt möödubki. Aitäh teile, Malin, intervjuu eest. Kuid oodake, ärge veel lahkuge. Sest meie toimetusel on teile veel üks mäng välja mõeldud. Aga mis meie koolis siis septembri ja oktoobrikuus toimunud on? Sellest ja kõigest muust teile kohe lähemalt. 1. septembril sai alguse uus õppeaasta. Lisaks tuttavatele nägudele alustasid Lähte ühisgümnaasiumis kooliteed ka uued esimesed klassid ning 2 uut 10. klassi. Meedia- ja loodussuuna ning tehnoloogia ja spordisuuna klassid. Sel õppeaastal rakendus Lähte ühisgümnaasiumis kõigile gümnasistidele perioodõpe. Õpe on jagatud 5 7-nädalaseks perioodiks, kus iga kursus kestab 35 tundi. Varasemalt tunti seda süsteemi tsükliõppena, kuid nüüd on seda täiustatud, et õppeaasta kulgeks sujuvamalt. Uuel õppeaastal muudeti koolisööklas menüüd tervislikumaks. Magustoidu asemel pakutakse nüüd rohkem puuvilju, näiteks õunu ja banaane.
muudatusega soovitakse vähendada õpilaste igapäevast suhkrutarbimist. 16. septembril toimus traditsiooniline rebaste ristimine. Kümnendikud kehastusid superkangelasteks ja täitsid abiturientide antud lõbusaid ülesandeid. No mina ütlen, et superpäev on olnud väga palju tegevusi ja meeldib. Miks on oluline selliseid tseremooniaid üldse teha? No ma arvan, et pigem selle jaoks, et lapsed oskaksid uude kooli sisse elada ja et võib-olla õpiksime natuke rohkem tundma ka võib-olla kooli ümbrust ja üleüldse õpilasi. Minu jumal käskis kogu aeg, kui midagi tegin, pidin tegema präksulikükke. Ja see oli siuke veits tüütu, aga polnud väga hullu. Lühiuudised vaadatud. Malin on jätkuvalt meiega. Nüüd hakkame aga mängima. Lügevisiooni toimetus on sulle välja mõelnud 4 viktoriini küsimust lähteühisgümnaasiumi kohta. Kokku on 4 küsimust, auhinnaks on au ning suur kuulsus ning tähesära kogu Lügevisiooni saates. Kas oled valmis? Ju vist. Väga hästi. Esimene küsimus. Mitu õppesuunda on lähteühisgümnaasiumis? A. 3, B. 4 või C. 5. 4. Õige vastus. Kas te oskaksite mulle ka nimetada need teatud õppesuunad välja? Meedia, sport, loodus, tehnoloogia. Väga hästi, te olete oma taustatöö ära teinud. Teine küsimus. Mis on lähteühisgümnaasiumi kooli logo keskne sümbol? Kas on A. Raamat, B. Kotkas või C. Voor? Mis see viimane oli? Voor. Voor. Siin ma jään küll natuke vastuse võlgu. Ma pakun siis äkki raamat. Vale vastus kahjuks. C on õige vastus. Voor. Kas te olete siis üldse meie kooli logot ka kunagi varem näinud? Seal on mingi tee peal. Ja juba õiges suunas liigub. Siis ma ilmselt olen seda näinud, aga ma ei ole sellele mõelnud kunagi. Ja, okei. Kolmas küsimus. Mitu korrust on lähteühisgümnaasiumi peahoones? A. 2, B. 3 või C. 4? Kas keldrikorrus läheb ka nüüd arvesse? Keldrikorrus ei lähe nüüd arvesse. Siis 3. Täpselt väga hästi õige vastus. Ja nüüd me saame viimase küsimuse poole liikuda. 4. Mis nime kannab kooli ametlik koolileht? A. Lähteleht, B. Lahe lähte või C. Lügemik? Lügemik. Oi, väga hästi. Te olete siis ikka kooliga natuke tutvunud ka enne, kui siia tööle tulite. Väga super. Aga igatahes, aitäh, Malin, meie saatesse külla tulemast. Oli väga tore teiega tuttavaks saada. Rõõm on minupoolne. Spordipäev on alati täis liikumist ja naeru. Kogu kool naudib seda päeva väga. Oli hüppamist, jooksmist ja viskeid. Kõike oli. Vaatame, kuidas meil sel aastal spordipäev möödus. 29. novembril toimus meie koolis kauaoodatud spordipäev. Päev algas hommikuse rivistusega, mille järel liikusid õpetajad ja õpilased oma punktidesse ja spordipäev võis alata. Maksus karulaanes, metsakurus suures, kõrge kuuse all. Õhtust läheb lahti ja ei anna mahti, lõbus mäng ja traai. Kuuse taevast vaatab, silmi lahti paotab, küllap arvab vist, et on tantsu nimeks, mida paneb imeks, rock'n'roll või twist. Kriimsilm, karuott ja rebane, siilipoiss ja jänes karvane. Kui oluline on teie arvates selliste ürituste korraldamine koolides? No arvestades, kui oluline on liikumine, siis on kindlasti väga tähtis. Mis oli teie lemmikala? Ma arvan, et lemmikala oli see hüppekõrguse mõõtmine, et seal kõik tahtsid ainult paremat saada. Mida võiks järgmisel aastal teisiti teha? Ei oskagi öelda, mis võiks teisiti olla. Eks alati saab uusi ja erinevaid alasid välja mõelda veel. Kas spordipäev on teile kui õpetajale pigem töö või rõõm? Rõõmus töö.
kontrabass on põdral, viiul tema sõbral, kutt kõrv oraval. Kõik on väga rahul, ükski pole pahur kõrge kuuse all. Kuidas sul läks võrreldes oma ootustega? Keskmiselt. Kas võistlemine oli sinu jaoks tähtis või nautisid pigem osalemist? Nautisin. Kriimsilm, karuott ja rebane, siilipoiss ja jänes karvane, hüppavad üheskoos üksmeelses tantsuhoos karulane jenta. Kriimsilm, karuott ja rebane, siilipoiss ja jänes karvane. Kuidas teile siiamaani spordipäev meeldinud on? Väga super ja kõik on hästi ja ilm on ilus ja Vihma ei saja ja päike paistab ja. Kuidas teil on läinud võrreldes oma ootustega? Oi, Väga ootused hästi. olid nii madalad, eks Jaa. ole, aga tulemused nii kõrged. See on super lihtsalt. Täiega ületasime ennast. Ja. Kas võistlemine on teie jaoks tähtis või nautisite pigem osalemist? Osalemine ja Ja. see ikkagi see vaim ja näha, kuidas väiksed noored sporti teevad ja et see on lihtsalt imeline vaadata. Kõik on väga rahul, ükski pole pahur kõrge kuuse all. Kui spordipäev oli täis energiat, siis õpetajate päev oli hoopis midagi muud. See päev oli täis tänutunnet ja soojust. 3. oktoobril said abituriendid panna end õpetajate kingadesse. 3. oktoobril toimus Lähte Ühisgümnaasiumis õpetajate päev, kus abituriendid said olla õpetajate kingades ning proovida, mida tähendab olla klassi ees. Direktoriks on konn, kõik rõõmuga kooli tulevad, karu neid ju lauldes õpetab. Koolis käib seal orav, tema jutt on väga sorav. Koolis käib kausi. Kas te olete oma tänase õpetajate päevaga rahul? Miks? Jaa, olen rahul. Saab ennast nata lõdvemalt tunda. Ei ole kedagi, kes surub kogu aeg õppetööga. Jah, ma olen. Väga lahedad tunnid on meil olnud, väga toredad abiturendid. Ja väga lahe on olnud, väga rahul olen. Abiturendid said proovida kätt õpetamisel ning nad jäid selle päevaga rahule. Õpilastel oli huvitav ja põnev päev, kus nad said panna proovile selle päeva õpetajad. Miks on õpetajate päev teile tähtis? Ei ole õpetajaid majas ja ei pea neid nägema. Õpetajad saavad väga vähe palka ja niimoodi nad saavad puhata. Kuidas on teie emotsioonid täna? Toredad. Nagu ühtegi õpetaja, peaaegu ühtegi õpetajat pole koolis. Lõbus on. Kuidas teie jaoks tavaliselt õpetajate päev möödub? Hommikul kringel ja tort, päeval igaks juhuks valvan koolimaja ja õhtul võib-olla kodus väike tähistamine. Mis teeb teie jaoks õpetajate päeva eriliseks? Õpetajate väärtustamine, et ikkagi tähelepanu pöörata olulisele ametile meie ühiskonnas. Paljud õpilased nautisid õpetajate päeva, sest klassi ees olid uued ja põnevad näod. Ja nüüd on aeg Lügevisiooni uueks ja väga huvitavaks osaks, milleks on vaatajamängud. Püüdke teie ka ikka küsimustele nüüd õigesti vastata. Ekraanilt näete tuntud inimese fotot. Foto on hägustatud, kuid kes võiks olla pildil? Saada oma vastus õppestuudio Instagrami või Gmailile oppestuudio@gmail.com. Ja nii ongi meie tänane saade läbi. Aitäh, et veetsite selle aja koos meiega. Järgmises saates ootab teid juba midagi uut ja põnevat. Ilusat koolipäeva jätku. Kohtume juba peagi.